Mingi hetk Soome televisioon näitas miniseriaali Casanovast peaosas hiljem Keina kapist välja tulnud Hollywoodi näitleja Richard Chamberlain. Mulle väga meeldib. Selles rollis ja siis loomulikult mu vanemad olid suured Fellini fännid. Mu vanemad alati panid mind filmiklassikat vaatama, olgu see siis Tarkovski või Fellini või Vaida või kes kõik need uue laine prantslased olid. Pidanud oluline, selles mõttes harida. Tänu Casanova mälestustel, mis olid kogu Tallinna peale kätte saadavad ainult saksa keeles, hakkasime isegi saksa keelt teismisena. Tartus on selline nagu üritus, esoteerika kabinet või esoteerika nagu laupäev, kus siis räägitakse esoteerikast, okultismist, maagiast. Ja siis kuidagi mulle järsku nagu meenus, et Casanova on nagu ka selles vallas üpris osav. Seda on ka memuaaridest näha. Siis ma mõtlesin, et ma teen nagu selle ühel selle esoteerika kabineti Casanova teemalise ja näitan filmi siis muidugi Fellini Casanovat. Ehkki tegelikult võiks ka näidata seda Üks päev Varennis. Mul lemmikfilm üldse, läbi kõige aegade, Ettore Scola. Aha, aga võt, seda ma ei ole siiamaani nagu kuidagi kätte saanud või vaadanud. Täpselt nii nagu ka Malkovitšiga Casanova Variations. Pärast seda, kui Casanova suri, läks see käsikiri läks sugulaste kätte, kes müüsid talle Brockhausi kirjastusele. Ja Brockhausi kirjastus siis andis välja saksa keeles mingi mugandatud versiooni, mis tõlgiti prantsuse keelde, aga see kuidagi peale sõda siis ilmusid esmakordselt 1960 nagu enam-vähem autentne materjal, kogu käsikiri. Aga... Üks märkus, see käsikiri väga napilt pääses Dresdeni pommitamisest, et keegi viis selle arhiivist jalgrattaga kuhugi, et oleks võinud ära põleda Dresdenis. See mul meeles kuskilt. Sest ta õe perekond elas ju Dresdenis ja see Brockhaus on vist ka Dresdenist. Jah, vist küll, jah. Et see, mul on kuskilt meeles, see keegi kirjastuse töötaja jalgrattaga Casanova käsikiri läbi Vorematis Dresdeni. Aga siis näiti välja vist peale see, et seal olid vist kirjastused, Brockhaus on see nagu asi. Aga see prantsuse käsikiri jõudis siis lõpuks Bibliothèque Nationale de France'i. Üks anonüümne annetaja andis $9 miljonit ja siis see raamatukogu sai selle osta. Läbi aegade kõige kallim ost. Casanova oli vangis, lihtsalt põgenes ära ja siis saavutas, tegi suurejoonelisi sellise avantüüri Pariisis rahvusliku loterii, kus ta siis kogus üksjagu raha, nii et avas siidimanufaktuuri, mis küll üsna kiiresti kokku kukkus. Ja miks ta keskendus rohkem kaunitele naistöötajatele ja ostis meile kingitusi ja vist kõik vabrikutöölised olid tema arvutinud. Kes olid väga palju ilusid kingitusi ja tehase juhtimisega ei viitsinud tegeleda. Mul on seda eriti meeles. Tema enda sõnadega kirjeldas seda. Jah, nii oligi, et Casanova elus hakkab see periood kuskil 60-ndatel pärast seda suurejoonelist tiiru seal Pariisis ja kõik see loterii, kus ta siis hakkas neid loteriisi pakkuma erinevatele Euroopa valitsejatele, Saksamaal, Venemaal, Inglismaal, aga igal pool see projekt nagu see lükati tagasi. Et nagu tekkis niisugune tagasikäiv. Ja siis ta nagu alati leidis lahenduse reisimises. Huvitav episood oli see, et ta ju läbis ka Eesti, et Riia Peterburis see postitee. Ja see postitee siis viis ka läbi Tartu ja Narva, et
et võib-olla siis ka paljud hilisemad inimesed, kes on elanud selle posti kõrval või juures, on tänu võlgu Casanovale, et ta möödus seal paari päevaga ja võib-olla oli mitu järeltulijat igal pool. Ja võib-olla isegi veel rohkem ja rohkem. Et tegelikult need Casanova järeltulijad, see on omaette pead. Praegu ei ole need ühiskonnaklassid niivõrd distinktselt eristatud, aga siis nad olid väga ja siuke hüpe üles. Nendes inimestes ikka oli tohutu vitaalsus ja nagu energia. Ja ka õnn muidugi. Tasakis hakkab tervis järele andma. Ja ega lagunevad tüübid väga naisi vist ei huvi. Aga vaatamata sellele Casanova väga uskus oma tervisesse. Selles mõttes, et tal oli ikkagi meditsiiniline ettevalmistus, nagu sa isegi rääkisid. Ja näiteks, kui tal oli 1766 duell Poolas, siis ta sai haavata kätte ja ta loobus arstiabist ja siis saigi terves. Et ta arvas, et need arstid tahtsid tema kätte amputeerida omamoodi kättemaksuks. Sellepärast ta saatis neid minema. Ja hiljem tuli välja, see krahv tervenes vastu kõiki ootusid, see väga raskelt haavata ja see krahv tunnistas, et jah, see oli küll niimoodi. Nad jäid sõpradeks muide. Nagu leidsid satisfikatsiooni mõlemalt poolt. See Casanova veel jõudis Madriidi, seal ka kukkus kõik läbi, see tari asi. Siis veel Torinos, siis veel Firenzes, siis veel Triestes. Siis 1770 näiteks ta tutvus krahv Aleksei Orlovile, kes eskaadriga suundus Konstantinoopolisse. Pakkus talle ka nagu sellist mingit abi aga see ka nagu ebaõnnestus. Siis ta on jälle Roomas. Ja oli periood, kus ta ju siis korraks satud tagasi ka Veneetsiasse. Et ta sai sinna tagasi Veneetsiasse lihtsalt sellepärast, et ta asus inkvisitsiooni spiooniks. See kuidagi meenutab sõit natuke nagu seda Peterburi kanalit sõit. Te olete kanalitel sõitnud Peterburi? Kus see? Te ütled kanalil, ei? Ei mitte kunagi. On linnad, ei olegi eriti vaatamisväärsusi. Berliin. Mis vaatamis? Narva ja Berliini. Aga Pariisis on 10 selliseid kohti. 10. Aga ma paneksin võib-olla Veneetsia teisele ja kolmandale Barcelona. Pariisi puhul on nagu see, et seal tuleks käia nagu regulaarselt selleks ja vaadata, kuidas inimesed elavad. Suured muutused kaasnevad sellel perioodil siis ju ka Pariisis, mis on siis Prantsusmaa pealinn, hakkab nihkuma asi revolutsiooni poole, et olulised muutused. Ütlen kohe välja, et Casanova jäi elu lõpuni monarhistiks, talle see revolutsioon ei istunud üldse. Pole ka imestada, sest ta lõpetas oma elu ühe oma rikkama inimese aadliku lossis. Enne seda, kui ta siis sinna lossi nagu jõuab, on ta lõplikult nagu kaotanud oma selle seikleja sellise nagu omadused, et ta ei usu enam oma õnne, laperdab siin, püüab midagi nagu parandada, aga hüppab ühest riigist teise, kuskil nagu miski ei ole enam endiselt tore. Seksuaalne jõud hakkab ka nagu lahtuma.
ja nagu tihti sellistes olukordades, kui sa ei saa nagu elu enam päriselt elada, siis on nagu seda tegelikkust elada, siis sa pöördud nagu fiktsioonide poole. Ja me rääkisime juba sellest, et Casanova harjutas oma kirjutamist suuliselt, seltskondades särades oma näitlejaoskustega. Lõppude lõpuks oli ju tegemist näitlejate lapsega. Tal on üks poolehoidja jälle siiski lõpus ka. 1785. aasta septembris leidis oma aja rikkaim mees, Graf Waldstein Pariisist jumala inimeste poolt unustatud vanamehe ning tõi ta endale raamatukogu hoidjaks Duxi lossi Böömimaal, mis on umbes 100 kilomeetri kaugusel Prahast. Dux on saksa keeles, Duhovits on tšehhi keeles, sest tänapäeval on see Tšehhi vabariik. Et ta puuderdas ilusasti oma parukaid, sättis ennast kaunilt riidesse, pani oma võltsbriljandid, kinnitas oma kuue külge, püüdis flirtida daamidega, lossi personaliga. Aga tal kuidagi nagu ikkagi selle personaliga ei olnud nagu vist päris head suhted. Et ta tundis ikkagi mitte just eriti hästi ennast, aga tal oli vähemalt rahaline tugi, tal oli söök jook laual, ta sai kirjutama hakata. Nii et kummalisel kombel jah, et oli nagu langus, aga ma lõpetasin elamise ja hakkasin aeglaselt surema. Ma kaotasin igasuguse soovi midagi teha, et naiste armastust võita. Ja nad isegi ei tahtnud enam minusse armuda. Ja 1791 hakkab siis reaalne memoaaride kirjutamine ja ta kirjutab neid meeleheitliku hooga. Nii et valmivad köite kaupa, peetakse läbirääkimisi mingite kirjastajatega. Vahepeal jõudis ta käia veel oma tuttavates linnades Viinis ja Dresdenis puhkamas. Aga kuidagi see Graf Waldstein teda nagu oma sellesse seltskonda väga nagu ei kutsunud, et jättis ta pigem kõrvale. Nii et isegi vahepeal Casanova mõtles enesetapu peale, aga siis see kirjutamine kuidagi andis nagu hoogu. Veneetsiaga oli lõpparve tehtud, siis tegelikult ta surigi mitte Veneetsias, vaid hoopis seal samas Duxi lossis 1798, kui ta oli 73 aastane. Füüsilises mõttes see lõpp ei olnud just tore. Aga ometigi siis oli valmis see kirjanduslik šedööver, mille poolest ta on kõige rohkem tuntud. See tegelikkus siis sai nagu teoks või kirjanduseks, tema tegelikkus sai kirjanduseks, mis on tõesti väga tore, sest et ega me temast võib-olla nii palju ei teakski. Ja maeti ta siis sinna samasse Duxi lossi lähedale ja kirjutati hauale lihtsalt Casanova. Aga mis siis öelda nagu lõppkokkuvõtteks? Nagu ta ise ütles, ma olen elanud filosoofina ja suren kristlasena, et ju ta siis oma missiooni pidas selliseks. Filosoofide sajand ka lisaks siis balanssusele ja kõigele, millest me juba rääkinud oleme. Et kuigi ta tahtis võib-olla rohkem olla filosoof või kirjanik või naistemehe nagu sümbol, aga ma arvan, et ta on väga rahul, kui on kuskil teises dimensioonis olemas, et me räägime temast ja et ta nimi on kuulus ja et ta ikkagi, ma arvan, et 2 olulist raamatut on 18. sajandil kirjutatud, üks on Laclos ohtlikud suhted ja teine on Casanova memoaarid, minu isiklik arvamus, et see kõik ülejäänu ei ole tegelikult kirjandus meie mõistes. Millega nagu meie tavaliselt tegeleme elus, mingi 2-3 ametit ja kogu lugu. Aga tema suhtis olla nagu igal pool nagu kodus ja olla rohkem edukas, aga igal pool kuidagi nagu tegutseda. Muuta pidevalt maske selline karnevali tüpaaž, et ta ei ole nagu väga paljud tänapäeva inimesed on lihtsalt mingis kastis istuvad ja siis ongi kogu lugu ja jäävadki istuma kasti.